Tere tulemast Musta Kassi Taro kanalile. Seekordne video on kuu loomisest ehk noorkuust. Kuu luuakse 15. juunil kell 5:54 ja seekordne kuu luuakse kaksikute tähemärgis. Kaksikud reguleerivad kõike, mis on seotud kirjutamisega, rääkimisega ja uue info omandamisega. See on ideaalne aeg uute projektide algatamiseks, mis nõuavad vaimset teravust, turundust või sotsiaalmeediat. Kaksikute energia toob kaasa uudishimu, paindlikkuse ja soovi proovida midagi uut. Kui teil on mõni idee, mis on oodanud oma aega, siis nüüd on aeg esimesed sammud astuda. Kaksikute energiaga on hea läbi kirjutamise tulemuseni jõuda. Pange kirja plaan, milline iganes teil meeles mõlkus. Järgnevad 10 päeva soosivad liikumist ja värskeid mõtteid. Et kasutage ära siis see kaksikute energiasse loodav kuu ja pange kirja oma mõtted, just nimelt päris pliiatsiga, pastakaga paberile, mitte ärge trükkige. Et leidke see paber ja kirjutage sinna oma mõtted ja ideed ja kui teil mõlkus meeles näiteks raamatu kirjutamine või mõni muu, ma ei tea, ettekanne näiteks kusagil teha, et siis nüüd on õige aeg alustada raamatut kirjutada või oma ettekannet teha või mõnda projekti kirjutada või siis teha neid sotsiaalmeedia postitusi. Sellepärast, et me oleme siin kuu loomises ja kuu loomine ehk kasvav kuu räägib sellest, et energiad hakkavad liikuma. Et nagu nüüd lähevad asjad üles mäge. Aga ma olen ka siia välja võtnud 10 kaarti. Ja vaatame, mida need kaardid siis sellistest üldistest energiatest räägivad, mis meid siin ootab nüüd siis peaaegu 2 nädala jooksul. Selle kuu loomise ja noore kuu ja kasvava kuu jooksul, mis meil siin ette nüüd tuleb. Jaanipäeva nädal tuleb meile. Et esimene kaart on mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel on väga osav seadustes. Tema on paberitöös, igasuguses paberimajanduses, lepingutes, igasugustes muudes paberi asjades väga osav. Tema on väga tark selles vallas. Ta teab seadusi, ta tunneb asja, ta näeb ära kõik nihvid, kui mõni peaks kuskil olema. Ta näeb ka seda peenikest kirja, mida armastatakse igasugustele lepingutele kusagile sinna lisada, et pärast sellele viidata, et teil pole siin midagi loota, ise olete rumal olnud ja alla kirjutanud. Temaga koos ei juhtu seda. Edasi on keisrikaart. Vot keiser hoolitseb selle eest, et meil oleks aasta ringi kõik olemas. Riie seljas, söök laual, tuba soe, rahakotis raha. Tema on selline, kes hoolitseb, et meie salved oleks täis. Tema teeb kõik selleks, et nagu talletada, et talvel oleks ka võtta hoidiseid, töökoht, mis iganes meile, kõik meie vajadused keiser täidab, et meil oleks kõik olemas. Edasi on saatuse rattakaart. Vaat see on üks selline vahva kaart, kus võib olla universumil üllatus meile, mingisugune täiesti teine suund elus. Mis iganes üllatus, mina väga ootan seda saatuse rattakaarti, mulle väga meeldib see. Mulle meeldivad üllatused ja miks mitte lasta universumil ennast üllatada. Elu on ju selleks, et seda elada. Ei pea tammuma vanas kohas ja vanal rajal, võib ka natuke kõrvale kalduda, kui seda elu pakub. Et eks see saatus on ikka meie enda kätes, nii kuidas meie oma elu elame. Aga kui on elul üllatusi varuks, ma võtan nad hea meelega vastu. Edasi on teil siin karikate 8. Karikate 8 on selline kaart, mis räägib sellest, et midagi nagu oleks puudu, aga täpselt aru ei saa, mis on puudu. Midagi tuleks võib-olla kuskil maha jätta. Ta on ka selline kaart, et me laseme lahti sellest, mis meid ei teeni ja me ei lase lahti kurvastusega, vaid me saame nagu arumõistusega, et sellel asjal enam ei ole mõtet, on aeg lasta tal minna ja las ta läheb. Mis see iganes on, me võime ka kodus omal suur puhastuse teha ja midagi minema visata, mida meil enam pole vaja. Ja kui me veel ei tea, mis see on,
mis meil puudu on, siis päikesekaart on siin ülemises reas viimane. Vaat tema toob küll selguse. Päikesekaart on tarokaardipakik kõige positiivsem kaart. Ja kui päike tuleb välja, siis mitte enam miski varjule ei jää. Tulevad lahendused, tuleb selgus. Kui midagi oli teie eest varjul, siis nüüd see võib-olla tuleb välja. Oli teil endal mingi küsimus, see saab vastuse. Kui päike tuleb välja, siis ei ole enam pimedaid nurki. Siis on kõik väga ilus. Ja kui päike tuleb välja, siis ongi kõik väga ilus. Päikesekaart muidu ütleb nii, et elu on nii ilus, et tuleks korraldada üks pidu. Pidutsege siis jaanipäeval. Nii, siis on siin alumises reas meil müntide 2. No müntide 2 räägib minu jaoks tasakaalust töö tegemise ja puhkamise vahel. Meil on tulemas siin mõned puhkepäevad. Et tasakaal ka selles mõttes, et ei pea minema sellele tööle, kus te palka saate, aga võib-olla tulete koju ja vaatate, et mul on siin puhkepäevad, hakkan nüüd raban nii, et seda nägu. Võib-olla rabate rohkem kui seal töö juures üldse. Et leidke see aeg ikkagi päriselt puhata. Suvi on selleks, et mitte ainult rabada. Ma ei tea, lillepeenraid rohida ja aiamaal käia, vaid suvi on ikka ka puhkamise aeg. Et leidke see aeg puhata, hoidke tasakaalus oma töö tegemine ja puhkus, sest muidu põlete te lihtsalt läbi või vaevate ennast ära ja tervis hakkab kärisema. Siis tuleb teil siia välja tuleb meil karikate 4 tuleb. Karikate 4 on ootamise kaart, aga see on tüdinenud ootamise kaart. Mina ei tea, mida me siin kõik ootame, aga me oleme tüdinenud sellest ootamisest. Tahaks, et see juba kohale jõuab. Müntide 6 on siia välja tulnud. Müntide 6 räägib kingituste tegemisest. Väikesest meelespidamisest, töö juurde kommi viimisest, lahke sõna ütlemisest, kellelegi millegi andmisest, lihtsalt kellelegi hea tegemisest, võib-olla perele näiteks, see ju ise teate kõige paremini, mille üle teie perel hea meel on. Vaatate koos telekat, tellite pitsa, no ma ei tea, teete midagi muud, lähete vanavanematele külla. Siis on teil siin või meil siin kõigil välja tulnud sauade kuningas. Vaat sauade kuningas on väga selline seltskondlik. Tema tahabki olla ja teha ja aidata ja tema tahab ära teha, tema ei taha nagu passida niisama. Tema lähebki sinna jaanitulele, tema lööb seal tantsu, suhtleb kõikidega, ta on väga särav, väga seltskondlik, väga armastav ja hooliv. Vaat selline superkuningas, ma ütleksin. Tema on nagu inimeste inimene selles mõttes, et temale meeldib suhelda. Ja, tema tark on ta nii, aga suhelda meeldib talle ka. Ja siis on hermiti kaart. Vaat kui teil on nüüd siin olnud mingisugune, võib-olla mingi suurem küsimus, pole leidnud vastust. Päike on üks asi, kes vastuse toob, on kindlasti päike. Aga hermiti kaart on ka minu jaoks alati see kaart, kus kõigepealt muidugi endasse vaatamise kaart, et kuulata vaikselt enda sisemist häält. Et kui meil on siin natukene rohkem seda vaba aega tulemas, siis võib-olla leiate selle aja ka, et kuulata seda, mida teie hing teile rääkida tahab. Ja hermiti kaardil on veel see tähendus, et tulevad need lahendused. Lamp hakkab peas põlema, nagu ma olen alati öelnud. Tulevad need lahendused, istute oma pimedas toas ja keegi tuleb, paneb tule põlema, vaat kõik saab selgeks. Et selle hermiti kaardiga tuleb ka selgus. Mis järjekorras need kaardid sellel 10 päeva jooksul siin on, ei oska mina öelda, aga ma arvan, et see üldine energia on ikkagi nagu selgus. Mulle tundub, et siin on see selgus kõiges, mis on olnud ennem varjatud. Et see põhisõnum on see, et läheme, teeme ära, tuleb selgus, kõik küsimused saavad vastused. Kui midagi on vaja selja taha jätta, siis seda te teete kerge südamega. Ja tasakaal. Minu jaoks on murekoht see tasakaalukaart siin, et mitte tööga üle rabada ei tohi. Et ma saan aru küll, et kõik kasvab ja kõik on vägev, aga töö ja puhkamine peaks olema tasakaalus. Ja väikesed kingitused või hea tegemine kellelegi, see on ju ka väga positiivne. Üldiselt tundub mulle selline, ütleks jah, et ongi selgus, nagu kõigest tuleb selgus.
No see saatuse ratas siin on oma krutskitega, eks vaatame, mida ta siis meile toob. Aga no imelist noorkuud ja seda kasvavat energiat, et nautige seda aega, puhake siis jaanipäeval. Pidutsege, pidage jaane, tehke lõket, tantsige, kuulake head muusikat, veetke aega heas seltskonnas. Vot selline tuli lugemine selleks noorkuuks. Kohtume järgmine kord.